on väga soe juunikuu öö. Päevased temperatuurid 30 ja enam, öised 20 ja enam. Ja täna öösel on 22 kraadi vähemalt sooja. Ning praegu on siis nahkhiirte kuulamine detektori abil Tooma loendusrajal. See on riikliku seire rada, nahkhiirte riiklik seire suve alguses. Ja see on siis üks Linajärvedest Toomal ja loenduspunkt number 3. Need tugevad helid 35 kilohertsil kinnitavad, et on tiigilendlane. Tema hääl on niisugune hüplev võrreldes teiste nahkhiirte impulssidega. Tal on palju hüplevam mitmeski mõttes. Impulsside sagedus sonari piirides, impulsside jadas, üksikud impulssid. Nende sagedus on erinev. Nende pikkus on erinev. Ja ka impulsi vahed on erineva pikkusega. Need ebaühtlane või hüplev. Kogu sonar niisugune hüpleva mulje jätab. Kui vaadates sonogrammi näiteks, kus need impulsid näha on. Tiigilendlase sonar väga iseloomulikuna tuleb esile. Muidugi impulsid peavad olema küllalt tugevad, mida tiigilendlase puhul tihti ei saa, sest ta lendab veekogu keskel. Kui loendaja on kaldal ja nahkhiir lendab kaldast eemal, siis neid häid tugevaid impulsse ei saa, aga antud juhul praegu Linajärv on väike ja tiigilendlasi on mitu ja nad ei ole väga kaugel kaldast, võib-olla 20-30 meetrit ainult. Nüüd oleme saanud korraliku vaatluse siit, korralikud salvestused ja Tiit on ka tulnud kaasa loomi vaatama ja me teeme nahkhiirte riikliku seire loendusi Tooma seirejaamas ja praegu meil on siis siin väga ilus ilm. Vaikne, soe, taamal on näike, aga see ei sega, et saame kenad tulemused. Aga 5 minutit ainult loendus kestab, et me peame nüüd edasi minema. Nii valge, et ei näe midagi. Tiit, sa võid proovida valgustada järve peale, kas on näha looma kuskil? Seal on, jah. On näha? Ta ikka üsna keskel lendab. No talle meeldib keskel lennata, sest ta on niisugune lendaja, nagu räägida nüüd, kuidas tiigilendlane lendab. Kõigepealt sa võrdled veelendlasega, tema lähisugulasega. Tiigilendlane on 2,5 korda raskem kehakaalult kui veelendlane. Ja see juba ütleb palju. Tähendab, ta ei saa lennata nagu nüüd tuli põhjanahkhiir ka lisaks veel. Põhjanahkhiir tuli lisaks teistsuguse rütmiga, tampiva rütmiga. Aga tiigilendlane nagu siutsuv. Põhjanahkhiir on tampiv. No sagedus on väga sarnane 35 kHz mõlema. Aga no rütmi järgi, siia ei tohi, siin on ubaleht. Ma ei julgenud samm edasi astuda, sest me oleme... peale julge minna. Ei, sest see paneb ujuma kohe. Arvad? Ma ei arva. Sa tead? Ma tean, mul on enne ka kogemusi, näed. Palun, astu siia ja sa ujud ei tea kuhu Linajärve. Sellist, see on ubaleht. Selles ei ole kahtlust. Ja kui sa näed, see on ubaleht. Ja kui sa näed ubalehte, mis on veekogu kaldal tavaliselt, siis see on koht, kuhu ei astuta. Sa astud läbi selle ubalehe ja ei tea kuhu. See tead, need on vana hea ubalehe. Ja, ubalehe. No see on looduses käi ja see on ju nüüd mustlepp. Nii, Alnus glutinoosa ehk sanglepp. See on ka vete ääres. Ja siis on veel kalla on, soovõhk, kalla on. See?
ma arvan, et seal on kalla, seetõttu õied tulevad. Kalla. Toataimena ka kasutatakse potis. Kalla. Aga see kolm lehte, see on ubaleht. See 3 lehte on ubaleht. Et siuke põnev värk, et aga me peame edasi minema, sest see on punkt number 3, aga 9 loenduspunkti on uurida ja juunikuu öö on lühike ja juhtumisi on aasta kõige lühem öö ehk on 22. juuni ja aasta 2021, ma ütleks. 2021. No ikka täitsa ongi tiigilendased on see aasta hästi läinud. Tiigilendased on olemas. Tiigilendased on olemas ja me saame neid hästi vaadelda siin, jah. Vaadelda, õppida, loendada, kõike. Ma tahtsin rääkida hästi lühidalt, sest me paneme edasi kohe, aga me võime siin 1-2 minutit veel õppefilmi jätkata. Tahtsin öelda, et tiigilendlase ja veelendlase lennuvõrdlus, miks ta lendab just nii, kuidas ta lendab? Ta lendab kaldast eemal. Veelendlane sageli kalda lähedal, mõlemad veebina kohal, toituvad öösel, eks ole. Aga tiigilendlane 2 või 2,5 korda kehakaal suurem, see tähendab, ta lend peab olema kiirem. Kui ta lendaks nii aeglaselt kui veelendlane kehakaalu tõttu, ta kukuks kohe vette. Nii et seda vältida, ta lend on kiirem. Ja need kaared või tiirud, mis ta veekogu peal teeb, need on suuremad. Ta ei saa aeglasemalt lennata. Ta ei saa manööverdada, keha raskus on nii suur, ta vajuks kohe vette. Ja see tingib selle, et ta hoidub kaldast eemal. Tema suured tiirud, no need on veekogu keskel. Kas siis on Emajõgi, Narvajõgi, siis jõe keskel kuskil, või Pärnu jõgi, või järvedel, või ka mere kohal. Aga väga harva tuleb ta kalda lähedale. Ja siin me oleme olnud nüüd 10 minutit, ma ütleks, on film jooksnud. Ja selle aja jooksul me ei ole näinud ühtegi tiigilendlast, sest põhjataeva peegelduses, nagu siin, me näeksime iga nahkkiire otsemaid, kui ta tuleb meist 10 meetri kaugusele või lähemale veepinna kohal. Kohe näha, aga ei ole olnud mitte kordagi. Aga kui on 20 meetrit kaugemal, siis me ei näe, sest seal on juba tagakalda puude varju ulatub sinna. Et nende varjude taustal nahkkiirt me ei näe, aga me näeks kohe, kui oleks veelendlane, sest ta tuleb siia lähedale. Et niisugune erinevus siis vee- ja tiigilendlase lennu iseloom, lennupaik sellest tulenevalt, kui kiiresti ta lendab ja on nagu on. On nagu on, ega tiigilendlane, ta ei saa midagi teisiti teha, ta on, kes ta on. Samuti veelendlane, nad on, kes nad on. Nad saavad ainult seda teha, kes nad on.